Üks vigu, mida ka paljud ettevõtjad teevad, on see, et meeskond on liiga pikka aega liiga väike. Ja needsamad võib-olla lahendused, mis mõnede ettevõtete puhul töötasid, ei toiminud Starfissi puhul. Kõik need samad käiguvahetused on oluliselt aidanud tulusid suurendada. Ma arvan, et iga ettevõtte üks suurimaid väljakutseid ja nii ka Starfissi puhul on olnud tulude suurendamine. Et kui me oma tegevusega alustame, siis on kaks tegevust, mis meile tulusid toovad. Üks on müük ja teine on turundus. Ja tegelikult tagasivaates meil on olnud väga erinevaid etappe, kuidas me oleme turundust Starfissis teinud. Kui me alustasime oma äriga, siis loomulikult tegutsedes kahekesi me jagasime need kõik ettevõtte tegevused kahe vahel ära. Loomulikult me ei olnud mingisugused professionaalsed turundajad, aga keegi pidi seda rolli täitma. Me hakkasime lihtsalt mingil moel seda tegema. Ehk siis esimene variant oli selline ise tegemine. Siis me saime aru seda, et niimoodi me ilmselt väga kaugele ei purjeta ja me siis kaasasime endale esimese freelanceri, kes tuli meile appi, kellel oli väike turundusalane taust, kes oli oma eelnevas töökohas turundusega tegelenud ja kes andis uusi mõtteid juurde, kuidas siis ennast paremini nähtavaks teha. Ühel hetkel me saime aru sellest, et ka sellest ei piisa, et jõuda võimalikult suure hulga inimesteni ja me otsustasime pöörduda nii-öelda professionaalide poole ja otsustasime outsource'ida mõningatelt turundusagentuuridelt, partneritelt seda teenust sisse, aga üsna kiiresti me saime aru sellest, et kuigi nad olid väga edukad seda paljude ettevõtete jaoks teinud, siis nad ei olnud valmis ikkagi piisavalt sügavuti aru saama meie äri iseloomust. Ja needsamad võib-olla lahendused, mis mõnede ettevõtete puhul töötasid, ei toiminud Starfissi puhul. Ja me nägime ka seda, et see teenus oli piisavalt kallis ja see tulemus, mis me sealt saime teatud perioodi jooksul, oli ikkagi märkimisväärselt väike, nii et see ei tundunud väga mõistlik viis jätkata. Järgmine 4. etapp oli siis see, et me leidsime endale nii-öelda maja sisse ühe turunduspartneri, kes siis väga sügavuti jagas meie väärtuseid, jagas meie missiooni, kellel olid väga head turundusalased teadmised ja sealt tegelikult me hakkasime jõudma juba oluliselt suurema hulga inimesteni. Ehk siis keegi, kes tundis meie toodet, tundis meie klienti, oskas ka paremini seda sõnumit klientideni viia. Aga ühel hetkel, kuna ettevõte kasvas, siis jõudsime olukorda, et see turunduspartner ei jõudnud enam üksinda kõiki neid tegevusi ära teha ja kuna ta oli ka ise ettevõtja, siis paraku tal ei olnud piisavalt ka suurt meeskonda, et oma ülesanded talle edasi delegeerida ja me saime aru sellest, et me peame järjekordselt käiku vahetama ja leidma endale uue turunduspartneri, kellel on olemas juba suurem meeskond, võib-olla rohkem kontakte ja kes võib-olla ka strateegiliselt oskab kaasa rääkida lisaks selle sisusele tööle, mis on vaja teha. Nii et tagasivaates peaaegu 10 aasta jooksul on meil olnud siis isetegemise rõõm, meil on olnud freelancer, meil on olnud väljapoolt sisse astutud partnerid, meil on olnud in-house üksik turunduspartner, meil on olnud in-house turundusmeeskond. Nii et kõik need samad käiguvahetused on oluliselt aidanud tulusid suurendada ja kui me oleksime jäänud üksinda põlve otsas tegutsema, siis tõenäoliselt väga vähesed inimesed oleksid meie tegevusest tänaseks kuulnud. Ja loomulikult tuludega on otseselt seotud ka ettevõtte kasum ja kui ettevõtte tulud kasvavad ja tekib ka kasum, siis on võimalik ettevõtet laiendada. Ja ma usun, et üks vigu, mida ka paljud ettevõtjad teevad, on see, et meeskond on liiga pikka aega liiga väike. Ja see põhjus on väga lihtne. Sageli lihtsalt selle ettevõtte tulud ja kasum ei võimalda uusi meeskonnaliikmeid palgata ja võetaksegi siis täpselt orgaaniliselt nii palju tööjõudu juurde, kui ettevõtte finantsid lubavad. Tänaseks, kus meil on Starfissi tiimis juba ligi paarkümmend inimest, kes igapäevaselt panustavad, siis on võimalik tegelikult saavutada väga palju rohkem, jõuda väga palju suurema hulga inimesteni ja tegelikult see ka töö tegemine muutub järjest ägedamaks, kuna igaüks saab keskenduda oma tugevustele, igaüks saab võtta täpselt selle rolli, millest ta kõige parem on ja inimesed siis saavad
oma nii-öelda kompetentse ja tugevusi oma rollis väga hästi väljendada. See on nagu lennuki õhku tõusmine, et kui ma stardirajalt pean õhku tõusma, siis nii-öelda energia, mis selleks vaja läheb, on alati kõige suurem. Kui see lennuk on juba õhku saadud, siis lendamine on palju nauditavam protsess ja täna võib öelda seda, et Starfishi tiim kasvab, meie kogukond kasvab ja tegelikult see õhku tõusmine võttis omajagu aega, aga täna on siit hea jagada võib-olla neid kogemusi ja äkki saad ka sina siit mõne mõtte juurde, kuidas siis oma ärile võib-olla teise piluga vaadata.